ajas ära. Lastega oli päris tore. Neid oli väga palju. Ma üks hetk avastasin, et kõik meie ümber on liiva täis ja kõik on segamini ja siis ma hakkasin paaniliselt koristama, sest et ma ei tahtnud, et õpetajad peaksid tagasi tulema ja siis täiega koristama hakkama. Kahju on sellest, et Sol viidi vahepeal ära. Nii et temaga kahjuks ei saanud olla, aga teiste lastega oli väga tore. Ja me kindlasti heastame selle Solile. Mis veel? Ma olen kodus koristanud ja lihtsalt puhanud. Kell on 6 äkki, veerand 6, pool 6, midagi siukest. Ja nüüd ma varsti lähen Kristiinesse. Ma näitan, mis ma siin koristanud olen. No Solli tuba on ikka oluliselt puhtam. Sorteerisin seal pesud ära, tõmbasin tolmuimejaga. Kõik kohad olid reaalselt popcorni täis nendest filmijuhtutest, täiesti jube. Siin on kõik puhas. Siis magamistoas on enamus puhas. Mustad pesud ma viin alla pessu. Mulle millegipärast meeldib täiega, kui tema toas nagu need tulekesed põlevad ja ma kuulen seda häält, mida see põleb. Sest et ma juba lihtsalt täiega igatsen teda. Ja mul on nii kahju temast, et ta pidi ära minema, sest et ta täiega ootas seda aega, et meiega seal olla ja mängida koos oma sõpradega. Ta oli nii elevil ja siis ta viidi ära. Nii et jah, aga pole hullu, sest et mul on plaan teha talle lasteaias üllatusi ja minna külastada teda lasteaias, rääkida temaga juttu ja eks siis järgmine nädal kuuleb ka veel mingeid muljeid ja üldse, mis nad tegid. Nii et ja, ma olen suht valmis kohe poodi minema. Üks asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et ma eelmise nädala vlogis näitasin, et mul tuli mingi allergia asi siia, eks. Mingi punane allergia like tuli siia. Kas ma näitasin või? Minu arust ma näitasin igal juhul. Ja nii veider on see, et nüüd on need nagu punased täpid, nagu need oleksid punnid olnud. Aga mul ei ole punne olnud. Mul on üldiselt väga nagu clear. Nii et ei tea, millest see allergia tuli. Mul vahepeal ongi suht suvaliselt või nagu suht kuidagi lambiselt need nagu lööbed löövad välja. Nii et ja mulle millegipärast meeldib mu tänane outfit. Nagu see on kuidagi nii lihtne. Aga ja, see vest on H&M-ist minu arust. Täiesti tavaline must bodysuit, et lihtsalt soe oleks ja siis mustad püksid. Ja väga mõnus. Ma mõtlesin täiega, ma olen mitu kuud mõelnud, et kuidas ma saaks seda vesti nagu talvel ka kanda. Ja nüüd ma arvan, et ma saingi aru. Mul on üks sealiha, mis ma pean ära tegema. Ja ma täiega mõtlen, et huvitav, need kostmed näevad täiega head välja. Mõtlesin barbecue kostmeni teha. Aga oota, original või siis nagu need tunduvad ka, aga ma ei tea. Ma leidsin Facebook Marketplace'i eest ühe tasuta vaiba, uskugi või mitte, nii et ma kiiresti jooksin sellele järgi. Õhtu on, ma tegin reaalselt jälle mitmetunnise uinaku, sest et millegi juurest ma olin nii väsinud ja nüüd ma jooksen koju tagasi, tahaks süüa midagi ja siis ma lähen, või noh, mitte ma ei lähe, vaid mulle tuleb sõbranna külla paariks tunniks ja siis peaks tegelikult toimetama hakkama ja koristama ja tegelikult ma enne koristasin nii palju, aga noh, võib-olla veits nagu asjalikult vaatama tänavale, võib-olla veits asjalikult vaatama nädalale otsa, monteerima, planeerima, tegema kõike. Vaatame siis, kas see sobib siia. Kuule, aga tegelikult see on päris mõnus ju. Täna on kolmapäev. Kell on mingi 10 või pool 11 või midagi. Ma magasin väga pikalt taaskord täna, sest et ma olin pikalt üleval. Ma ei tea, mul on mingi veider harjumus see, et oota. See, et nagu õhtuti ma lähen arvutisse
ja siis mul tuleb igast asju meelde, mis ma tahtsin nagu mingi vaadata või uurida või mille kohta ma tahtsin nagu lihtsalt kuskilt otsida. Ja siis ma lõpuks teen seda nagu nii kaua. Ja olen mega kaua üleval. Ja see on väga halb harjumus, millest ma pean lahti saama. Sest et see ei ole aeg tervislik, et ma mingi kell 3 lähen magama. Pidi olema kell 10 üks koolitusaeg nagu tööasjus. Aga mu ülemuse laps jäi haigeks, nii et me lükkasime selle kella 1 peale. Ja siis mul tuleb üks sõbranna ka sinna, keda ma pole ikka väga pikalt näinud. Ma isegi mäleta reaalselt viimast aega, võib-olla suvel oli viimati, kui me nägime. Ma olen siin koristanud, veits toimetanud, kakaot tegin. Nüüd ma hakkan näomaski tegema, kuulasin audioraamatut mingi, ma ei tea, 40 minutit võib-olla. Kus sa üldse tulid sukse asjaga? Tead, mu ema pakkus mulle. Sinu ema või? Jah, sest et... Ma ei mäleta viimast korda, kui ma teid siin panen. Ma ei mäleta viimast korda, kui ma teiega rääksin, aga ma panen ennast valmis praegu. Ma käisin oma koolitusel ära. Täiega hästi läks. Mu sõbranna, ma ei tea, kas ma tohin ta nime öelda või, aga mu sõbranna Aune käis mul seal hoolduses. Endosfiir hoolduses. See oli mu teine kord siis õppida või teha nagu seda koolitust ja mul on siuke tunne, et see läks nagu, see isegi läks juba nagu päris hästi. Ma leidsin, võib-olla ma story'des just rääkisin ka, aga ma leidsin kõige ilusama või noh, ma leidsin perfektse söögilaua omale, nagu täpselt sellise, nagu ma olen tahtnud. Täpselt sellise. Ja homme õhtul me lähme järgi sellele. Täna on juba veits hilja, täna on kell 9. Aga ma olen nii elevil. Ma leidsin selle Facebook Marketplace'ist. See on tasuta. Selle stiil, ma panen ekraanile, või noh, tegelikult ma ei pane, sest et varsti juba kohe näete. Selle stiil on nii ilus. See on täpselt selline, nagu ma tahan. Täpselt, ja see on nagu ümmargune ja see käib lahti. See on lahti käiv laud. See on täpselt selline, mis mul vaja oli. Käisin poes ka, ma näitan teile, mis ma ostsin. Lambist tuli poes lihtsalt mega juustu, saia, isu. Aga ma ei ostnud, sest et see on lihtsalt süssar koos hästi natukese proteiiniga või valguga. Nii et ma mõtlesin mingit alternatiivi sellele, ehk siis salat, sulatatud juur, piparkoogi kohuke, maailma parim kohukene, siis lavashi, salami ja juustu, kohupiima. Mõtlesin, et seda ka nagu hommikul mustikatega või millegagi süüa, väga lihtne ja kiire. Ja nagu mulle kohane, siis poest ma ei lahku ilma piimata, sest et ma olen kakaohoolik. Küll on ikka ilus vaatepilt teil täna. Igal juhul mina ärkasin täna ebanormaalselt hilja. 11:30. 11:30. Kui ma ärkasin, siis ma nägin, et lasteaiast tuli sõnum, kellelgi olid seal täid. Nagu see on täpselt see asi. Nagu see on täpselt see, miks mulle ei meeldi lasteaed. Nagu, ja miks ma ei taha sinna salli viia. Nagu see vend võib-olla tuleb esmaspäeval tagasi nii, et tal on bakteriaalne kopsupõletik ja täid. Nagu appikene, reaalselt, mis seal toimub. Ma mõtlesin selle peale, et ma jälle kuidagi, ma ei tea, mul ei ole üldse isu nagu hommikust süüa. Isegi ma tean, et mul nagu on midagi, mis on head ja mida teoorias ma nagu võiks tahta. Näiteks nagu seda lavashi või wrappi või mida iganes teha omale. Aga ma ei tea, millest ei taha nagu. Siis kui mu ema käis siin 2 tundi solli hoidmas, siis ma tulin tagasi ja Sol oli omale seda lõhna peale lasknud. Ma kohe näitan. Pretty Woman Body Mist Aura
äkki. Siis ma avastasin, et ma pole seda üliammu endale peale lasknud ja et see on täiega hea. Nii et ma olen viimased päevad, kui ma olen üldse midagi lasknud, siis seda. Pärast ma kujutasin ette, et see lavash tuleb nagu sihuke suurem ja sihuke sisukas, aga see näeb kuidagi väga kurb välja. Mul tuli meelde, et ma unustasin teile näidata seda lauda või tegelikult ma ei unustanud, eile õhtul oli lihtsalt pime ja ma mõtlesin, et mis ma siin pimedas seda lauda ikka näitan. Nii et mul on praegu see liinik siin peal küll, ma pean mingi uue asja siia ostma, midagi ilusamat, aga selline ümmargune. Jällegi pole kõigi maitse, aga nagu come on, see jalg, see äär, see laud käib lahti. Nii et kui külalised tulevad, siis mahub rohkem kui, ma ei tea, 5 inimest äkki. Muidugi peab ostma uued toolid siia. Ma veel mõtlen, millist ma tahaksin, aga muidu jah, see laud on minu arust nii palju parem siin kui see teine, mis on ikka veel sein, see tuleb keldrisse viia. Täna hommikul kell on mingi 11, ma jõudsin juba koolitusel käia. Põhimõtteliselt ma olen nüüd 3 korda minu arust käinud ja täna ma tegin peaaegu terve koolituse üksinda. Ja ma olen varsti juba valmis tööd alustama. Siis, mis veel? Ma eile panin omale selle self-tan'i peale ja ma just avastasin, et mul on näo ümber selline nagu mask. Nii et ma mõtlen, et ma teen omale seda kontuur self-tannerit ka. Praeguseks hetkeks on esmaspäeva õhtu. Nagu näha, mul ei ole kõik hästi, aga ma ei filminud põhimõtteliselt terve nädalavahetus. Ma filmisin mingeid osasid. Ma veits recapin, mis ma tegin. Reedel ma käisin piljardis, siis ma käisin ühes üliheas kohas söömas. Selle nimi on Plats või Plaaz. Ma panen kuskil ekraanile selle nime. Ja ma mõtlesin teha Instagrami postituse ka sellest, sest et see oli reaalselt, nagu see oli tõsiselt nagu hea koht. Mul on nüüd uus lemmiktoit ka, mis on sealt pärit ja ausalt öeldes ma tahaksin varsti uuesti tagasi minna, sest et see oli lihtsalt nii hea. Ja siis laupäeval me läksime, mina läksin Kloogale naiste õhtule ja see oli reaalselt, seal oli lihtsalt nii mõnus. Ja siis ma jõudsin laupäeval ikka väga hilja tagasi, mingi 11 ajal. Ja ma sain ikkagi aru, kõne tuleb. Pühapäeval ma sain ikkagi aru, et mul ei ole kõik okei, sest et ma magasin esiteks täiega pikalt, mu kurk oli alguses valus. Ma olin täiega väsinud, nagu tuli mingi siuke veider väsimus peale ja siis õhtul hakkaski, oli hääl kähe ja nüüd on lappes. Ja sellest on kusjuures väga kahju, et ma ikkagi haigeks jäin, sest et me peame spaare tühistama. Meil olid nädalavahetuseks plaanid, meil oli nii palju plaane selleks nädalaks, nii et nüüd peab nüüd kõik ära tühistama. Mul oli lihtsalt Sollist kahju, et ma nagu talle ütlesin, et me lähme ja me teeme ja nüüd ma lihtsalt olen kodus. Ma loodan, et teil oli vähemalt huvitav vaadata mu 4 päeva. Ma ausalt öeldes isegi ei mäleta enam, mis ma tegin nendel 4 päeval.